tere õhtut kõigile kuulajatele, ilus jaanieelne õhtu ja käib natukene kokku ka sõna kultuuriga, see jaanipäev. nüüd täna on minu loengu teemaks selle loengu esimene pool või pealkirja esimene pool, mesilaste pidamine kodumajapidamistes, see käib tõesti minuga kokku ja läbi aegade olen teinud siis mesinduskursusi. Nüüd see teine osa, kui elav vaimne kultuuripärand, see on minu jaoks ka päris uus asi ja täna siis koos teiega kasvan uuesti siis sellesse mõistesse ja sellesse loosse, mis selle taga on. See oli päris huvitav. Ma õppisin 3 päeva pähe seda lauset kui elav vaimne kultuuripärand. Järgmised 3 päeva mõtlesin välja siis, kuidas mesindus sinna käib ja, ja mulle helistati Mesinike Liidust, et Eesti Rahvakultuuri Keskus tegi Mesinike Liidule ettepaneku, et mesindus võiks olla ka kultuuripärandi nimistus, et kas sa, Mari, oled nõus tegema? No ma olin suht kohe nõus, sest ma mõtlesin, et kultuurist ma ikka suht tean, et mesindusest tean nagunii ja siis kultuurist tean ka natuke, et olen laulupidudel käinud laulmas ja kahel tantsupeol tantsimas ja Tuljaku lõputõste täitsa selge. No teatris olen ka käinud ja oppi vaadanud ja arvasin, et see kultuur, mis see siis ära ei ole. ja mul tuli siis kohe meelde ka see, et see mesindus on mu elus palju siukseid toredaid nüansse toonud, et siin kümmekond aastat tagasi helistati mulle ja oli eksiilvalitsusjuhi mälestuspäev, Tõnis Kint oli nimi ja, ja tehti ettepanek rääkida mesindusest, et tema oli siis nii põllumees, valitsuse juht kui sõjamees ja et me ei räägi enam soomusrongidest, et räägime nüüd mesindusest. Ja kui sellel pakkumisel oli sõna kultuur, siis ma mõtlesin, et no kui soomusrongide asemel sai mesindust rääkida, mis see kultuur siis ära ei ole. Ja tegelikult see Tõnis Kint, tema talu Paasioja siin Suure-Jaani all oli kunagi täpselt samasugune eesrindlik talu, nagu oli Kurgja. aga aeg tegi seal oma töö ja tõesti, mesindus oligi seal tähtis seal talus, et mesindus aitas teha ära heina ja koristada vilja. Mesilased korjasid, mee eest sai raha ja sai tasuda. et no vot, ja kui ma siis hakkasin sellesse süvenema, millele ma siis jah-sõna ütlesin, siis läks selleks kasvamiseks päris palju aega. ja ja nüüd teiega koos siis kasvame uuesti sellesse loosse, kuhu siis mesilaste pidamine kodumajapidamistes peaks nagu kirja saama. ja mitte ainult minu suur kirjatöö ei ole see, vaid seal on oodatud kõikide teie osalemine, kellel on kodus mesilased või siis ka need, kes on mõelnud hakata mesilasi pidama ja on siis selle loo jätkusuutlikkuse tagajad. Ehm, See on selline slaid. Kui ma mõtlesin mesinduse peale ja mesindus kodumajapidamistes, siis mesilastel on hästi läinud. Mesilased on kodumajapidamisse alles jäänud, huvi on alles, nendega tegeldakse. kui me siin võrdleme seda kodumajapidamist näiteks ühe lehma pidamine, siis see on praktiliselt kadunud. Muud väikesed koduloomad, võib-olla veel lambaid on, kanu natukene, küll on asemele tulnud lihaveiste lugu. ja aga see kodumajapidamine, et see on ka nagu muutunud ja ja seda ajakulgu iseloomustab väga hästi
see luulerida, mis mul on siia kirja pandud, see on mul mõlkunud peas päris mitmeid-mitmeid kordi, kui olen käinud kas siis Vargamäel, filmi Vargamäel või siis ka mujal sellistes vanades talukohtades. Et kas varemgi heinad lõhnasid nii, kõrred torkisid jalus. Nüüd võõrana ringi luusid sa siin, oled turist oma isade talus. Otsisin siis kaua aega, kes need targad luuleread on kirjutanud. Internetist ma neid ei leidnud ühtepidi ja teistpidi. Lõpuks tuli pähe meie suur abiline ChatGPT. Küsisin tema käest, kes selle luuletuse on kirjutanud. Jessas, ta vastas 3 sekundiga veerand lehekülge ja ma ei saanud seda kontrollida, aga tema andmetel siis või ChatGPT vastusest Heljo Mänd ja luuletus Kevad. Kusjuures ta kirjutas mulle veel ka seda, et see turist oma isade talus, et see väljendab nagu koduigatsust. Ja kuna ta pani sinna ainult Heljo Männi sünniaasta 31, mul ema on sündinud 32 ja elab praegu, siis tekkis küsimus, kas Heljo Mänd on surnud või elab. Küsisin uuesti ai käest, ChatGPT käest. Okei, 5 sekundiga pool lehekülge. Terve Heljo Männi elulugu. et et muidugi see on huvitav aeg ja ajastu, kus me praegu elame ja me ei tea, kuidas meie tehiskaaslased ja kuidas meie oskame nendega suhelda ja mis nemad meiega teevad. aga tuleme nüüd tagasi siis mesinduse ja kultuuripärandi juurde, et tõesti mesilaste pidamisel on vedanud ja huvi selle vastu on alles. et meil on selline asutus nagu Eesti Rahvakultuuri Keskus. Pean tunnistama ja julgen tunnistada, et ma pole kuulnudki. See on siis riigiasutus Kultuuriministeeriumi alluvuses, 30 töötajat ja füüsiliselt asutav Viljandis, kui riigiasutusi Tallinnast laiali toodi. ja Ja siin siis see, mis ma nagu algul ütlesin, et kanda mesilaste pidamise traditsioon Eesti kultuuripärandi nimistusse. Mis asi see kultuuripärandi nimistu veel on? Polnud kuulnudki. Küll aga see mesilaste pidamise traditsioon, vaat see kõnetas mind. See kõnetas mind selles suhtes väga toredasti, et ise ma olen siis ka selle kultuuripärandi kandja. Nii palju, kui mina mäletan, on meil kodus mesilased olnud, isa pidas mesilasi ja sellest sai ka minu soov mesindust õppida, Olustvere esimene lend, lõpetanud mesindus, mm, keskeriharidus siis ja pärast siis siia tagasi tulnud õpetajaks, mesindusõpetajaks. Noh, tundsin, et olen selle traditsiooni kandja tõesti. Ja kui me oleme teinud mesinduskursusi, siis mul on, pärast me teiega koos ka vaatame üks väga tore slaid, et miks sa tahad mesilasi pidada. seal ongi niisugune küsimus. Ja sealt olen saanud siis läbi aegade kogu aeg vastuseid, et miks tullakse siis mesilaste pidamise juurde. Ja nende piltide peal on nüüd, see on juba ankeedi või küsitluse vastustest väike niisugune ajalookäik. See on siis Paktaru, see on Olustvere kooli mesilast, õppetalu mesilast ja see on õpilaste tehtud. See on siis väga tore, et pealt käib lahti ja siit see kaan käib lahti, klaas on ees ja kõik on näha, kuidas mesilased Paktarus elasid. Sealt edasi siis juba lamavtarud, pikk nõukogude aeg ja lamavtarudega viljelemine, 22-raamiline Eesti lamavtaru. Ja siin juba ka korpustarud ka väikemesinikel, väikepidajatel, kellel on vähe mesilasperesi, on siis ka juba läinud selle uuendusega kaasa, et on korpustaru. Et traditsioon
on olemas. nüüd vaatame korraks seda Rahvakultuuri Keskust, et hoiame elus ja liikumises vaimset kultuuripärandit. et noh, mis pärand on, seda ma nagu ma tean igapäevaelust. aga siis tekkis mul äkki küsimus, et mis asi siis see kultuur on ja, ja siin me siis näeme, et kultuur ongi kõige üldisemas mõttes inimtegevus ja selle tulemus. nii ütleb meile Vikipeedia. ja, ja rahvakultuur, siis see on siis Eesti rahvakultuur ja siis rahvakultuuri moodustavad erinevad kultuurivaldkonnad. ja nendeks valdkondadeks on, no seda rahvakultuuri või seda pärimust, sellega me oleme nagu kokku puutunud. no rahvatants, koorilaul, puhkpillimuusika, käsitöö, harrastusteatrid, rahvakultuurialane seltsitegevus, aga et on olemas seal ka selline jaotus, vaimne kultuuripärand. see on siis see, kus teadmised, oskused ja ka praktiline tegevus on tulnud varasematest põlvedest ja on alles jäänud ja on täna ka jätkusuutlik. Tiis pärimuskultuur, pärimusmuusika ja see mesilaste pidamine või seal on küll sõna mesindus, see on siis vaimne kultuuripärand, sest sellega on tegeldud ampsatest aegadest ja tegeldakse täna ja tõesti, see on näha, et see on jätkusuutlik. ja siin siis Rahvakultuuri Keskuse link, et siis saate seal vaadata, seal on päris huvitavaid osakondi ja valdkondi ja tegelikult väga tore, kes meie Eesti rahvakultuuri ja eestlust hoiab, kui mitte meie ise. ja seda ka kirja paneme. et ikka see on ainult meie kätes. nüüd see vaimne kultuuripärand, elav pärand tähendab siis selliseid põlvest põlve edasi antud teadmisi, oskusi, kombeid, tavasid, mis on kogukondadele omased ja olulised ka praegusel ajal, just nimelt olulised ka praegusel ajal. ja kogukond, võib-olla oleme harjunud, et kogukond on üks küla või üks vald või tegelikult siin mesinduse loos on kogukond, mesindussektoris olevad seltsid, kes on siis see kogukond. ja ja siin siis veel natukene seda vaimse kultuuripärandi lahkamist, et võib olla siis ainulaadne seto-leelu suitsusauna traditsioon Vana-Võrumaal, piirkondlik murdekeel, aga võib olla ka laiemalt levinud, nagu näiteks, mille peale me võib-olla ei tulegi, millega me iga päev toimetame, mis on pärit iidsetest aegadest ja on praegu tegus, marjul käimine, täiesti tavaline tegevus, aga see on üks osa siis meie tegevusest, meie kultuurist. jaanipäeva pidamine kohe tuleb. siis seal vaimse kultuuripärandi nimistus on süldi valmistamine ja söömine. et no ja seal on palju ja siia juurde siis ka mesilaste pidamine kodumajapidamistes on siis praegu teoksil, et see saaks siis Eesti vaimse kultuuri nimistusse. et oli valida ja mõtlesin selle kallal ka, et kas jääda küla või maakonna keskseks või võtta see asi ette üle-eestiliselt, nagu see süldilugu on siin kirjas üle-eestiliselt. marjul käimine ka. ja leidsin, et ikka läbi nende kursuslaste, kes on siin tagasisidet andnud, et see ei oleks aus, kui ma mesilaste pidamist kodumaja pidamises hakkan käsitlema ühe väikese kitsa piirkonnana. et, et ikkagi üle-eestiline.
töö on muidugi suurem ja mahukam, aga siis jälg jääb õige. Ja on siis Eesti Vaimse Kultuuripärandi nimistu seal koduleheküljel ja see ongi siis selle pärandi hoidmise ja mõtestamise vahend. Ja kui siia nimistu peale klõpsata, kui te pärast sinna kodukale lähete, siis vaatan, kas see tuleb teie vaatevälja. Kas te näete? Kas on näha? Rääkige minuga. Kas on te küll. kuulete mind? Kas te kuulete mind? Et vaimse kultuuripärandi nimistu sissekanded, seal taga on suur töö, ennem kui see siia sissekandeks saab ja siin on kenasti tähestiku järjekorras siis, et on kas väiksem kogukond või on siis üle-eestiline ja kõik need tegevused, mis on siis tehtud, no kakuaamiga räimede püüdmine, mis iganes Kihnu vesti mustrid, lammaste pesemine meres, kes on siis rannarahvas. Mina mäletan oma lapsepõlvest, kui vanaema pesi meres lambaid. See oli 60-ndatel. Kasemahla kogumine, vot siin on ka siis nagu üks paikkond, aga siin on ka üle-eestilisi ja päris tore on nendega tutvuda ja lugeda ja veel enam, kui see on teie praeguse või siis isakodu külas tehtud kultuuripärandi uurimine. Et sellega saate siis tutvuda. Ja selleks, et sinna nimistusse siis sissekanne saaks, seal taga on suur töö. Nüüd ma tegelesin sellega ikka päris pikalt, et mismoodi see mesindus siis seal kultuuripärandis, kus kohas ta seal on, selles mustris. ja, ja on olemas siis vaimse kultuuripärandi valdkondade puu. Seal on siis 7 suuremat valdkonda, valdkondade puu avaneb ka täpselt seal niimoodi ja ma ajasin siis näpuga järge ja otsisin mesindust. Ja loodusvarade majandamine, seal on täiesti selline valdkond ja seal ongi siis ka mesindus, see on loodusvarade majandamine, seal on aiandust ja seal on kõiki muid teemasid ka. Ja eraldi valdkonnad on siis toit ja toitumine, käsitöö, keel ja poeetiline folkloor, kombestik ja usund. Nüüd mesinduses, see usundi lugu mesinduses on terve omaette teema ja valdkond, et selle kohta on päris toredaid uurimustöid internetist ka saada ja natuke ma siis tegelesin ka selle usundiga, et kas meil lood nagu ei kattu, aga ei kattu. Nii, ja valdkondade jaotus aitab siis paremini mõista, noh, loomulikult tuleb teha mingi muster ja kont, kuhu siis kõik see, millega eestlane tegeleb, mis ongi siis kultuur, et seda selekteerida, avaldub siis meie argielus ja tähistamises. Ja, ja nüüd on teie ja meie kätes vaimse kultuuripärandi elujõulisuse eest hea seismine. et, see on toimunud siiamaale täiesti loomulikult, elujõuliselt. Me ei ole pidanud pingutama, et mesilaste pidamisega ei taheta või ei ole otstarbekas tegeleda ja et see on jäänud unustuse hõlma. Õnneks see mesinduses nii ei ole ja aitäh kõigile, kes on selle mesilaste pidamise tee ette võtnud. Kultuuripärandi kaitsmine, siis väärtustamine, hoidmine, hoolimine ja teadmiste ja oskuste ja tähenduste edasiandmine.
ja siin on meil küsitlus, sinna me siis ka jõuame, aga seal küsitluses tuleb väga kenasti välja, et juba mu vanaisa pidas mesilasi, isa pidas mesilasi, loomulikult ma olen sellest huvitunud. või siis on vahepeal üks põlvkond vahele jäänud, mäletatakse, mis vanaisa teeb või on vanaisa praegu alles ja seal oma vanemate põlvkond on vahele jäänud, aga siis vanaisal nagu lapselaps siis hakkab uuesti tegema. seal vastustes oli ka väga toredasti kirjas, et lapsepõlv möödus kärjekahvel käes ja vurin kõrvus. Et mm, nii oli siis sinna kirjutatud ja, ja saame sealt veel lugeda huvitavalt, kuidas siis sellest kultuuripärastist, kuidas seda on hoitud, hoolitud ja kuidas teadmisi edasi antakse. Ja nüüd ongi nii, et see on, kuna ta on elav vaimne kultuuripärand, siis ajaloo osa on seal ainult üks osa. seal on huvitatud ikkagi praegustest ja tänastest tegemistest, aga loomulikult on ajalugu seal taustaks. Ja, ja, Ja siin ongi siis, et kultuuripärandi edasikestmise eelduseks on tegus ja tugev kogukond ja mesindussektor ja mesilaste pidamise väiksemad seltsingud. Ähm, julgen mina täna ja praegu küll öelda, et tagavad selle, ja, et mesilaste pidamine meil Eestis on alles ja elujõus. mhm. Jah. Tegid selle ära või? Aavo, pane mikrofon kinni. Et nüüd, kui ma olin selle kodutöö enda jaoks kõik ilusti ära teinud, mõistnud kõike seda kultuuripärandit ja siis väga tore juhendaja Rahvakultuuri Keskusest on Epp Tamm ja tegin siis sellele ankeedile või küsitlusele, siis küsitlus on parem sõna, tegin sellele kaaskirja ja panen uljalt alla Marje Riis, pärandkultuuri kandja. Ja Epp ütles, et ei, see mõiste ei ole õige. Ja siis hakkasin uurima, et mis värk see on siis ühesõnaga libastumine mul. et tõesti pärandkultuur on, on kultuuripärandi küll üks avaldumise vorm, aga see ei käi mesinduse kohta. et pärandkultuuri all siis mõistetakse inimese loodud kultuuripärandi objekte maastikul. Ja see on see, kui on eelmistest põlvkondadest maha jäänud märgid, aga need ei ole, see ei ole elav, see ei toimeta ja ei toimi praegu. ja mahajäetud talukohad, metsateed, metsavahitalude põlised puud, mõnedest talukohtadest ongi veel järgi ainult põlised puud või siis meie põldudel, mis on näha veel kivihunnikud, kus kevadel õitsevad sirelid. See on vana talukoha märk seal. ja, ja piimapukk. piimapukk on piimapukk on küll selline nähtus, mis oli nõukogude ajal tegus ja tulus lugu. Ja see on siis tõesti pärandkultuur, piimapukkide aeg on meil möödas ja see kultuuriobjekt ka. küll on seda mõned kenasti taastanud kui sellist pärandimärki. ka see siin on tehtud ilmselt, see ei ole tehtud tol ajal foto, kui see kõik toimis. Kas teie hulgas, kuulajate hulgas on neid, kes piimapukist ei tea midagi? Tehke mikrofon lahti ja rääkige minuga. Miks see piimapukk sihuke on, sellepärast et piimaauto käis külast ühe värava juurest teise juurde ja piimaauto oli kõrge sistern ja siis tõid oma piimanõud siia, piimaauto juht tuli välja, laborat oli ka kaasas, mõõtis ära, mis sul seal nõus on ja see kallati lihtsalt laraki tühjaks sinna suurde sisterni. aga nii ta toimis ja siis kanti
selle eest sulle maksti siis ka. Näed, siin on neid, kellel kodus, kellel oli kodus või kes mäletab seda piimaauto käimist. See oli suht mugav. Ehm, no me oleme läinud nüüd üle suurtööstusele ja suurematel lehmapidajatel käib vist veel piimaauto kodus. Aga üldjuhul on see noh, niisugune väiksemate loomapidajate kodus käiv piimaauto lõppes ära 90-ndate, äkki 2000-ndate alguses. et, et õnneks ei ole mesindusega niimoodi läinud, et meil on suurtootjad, meil on suurmesilad, meil on tuhandeperelised mesilad, tehnoloogiad, aga see kodumajapidamistes mesilaste pidamine on alles jäänud. Et see suurtööstus ei ole seda õnneks ära söönud. Ja see on noh, väga huvitav ja et selle üle tasub mõtiskleda, et miks need mesilased on alles jäänud. kui me võtame korraks chati, mm, siis noorem põlvkond kindlasti ei tea, sellest on räägitud, kes mind kuulab, või siis ka näinud seda taastatud piimapukki. aga siin on vastajaid, kellel kodus käis, tädi juures oli piimapukk. näed, siin on väiksena, ronisin piimapuki juures naabrinaise piimatünnide otsas, kallasin pool selle sisust pähe. ai, see oli Krõtski lugu. vanaema pidi ruttu enne piimaauto saabumist naabrinaise piimamannergud enda piima arvelt täis kallama. Seal tegelikult oligi nii, et sinna tuli siis, ta päris iga värava taga ei olnud, no üle 3 värava või. Ja siis teised tõid siis ka piima sinna. Ja kui sa oma no, mannerguga seal just seda piimaautot ei oodanud, siis piimaauto käis ära, kallas ise need tühjaks ja niimoodi peal ja pani kirja, mis värk oli. et see oli niisugune tore aeg, aga see on pärandkultuur. Õnneks on meie mesindus kultuuripärand, elav, vaimne kultuuripärand. ja, ja nüüd hakkame siis tasapisi vaatama, et milline tee minul koos teie abiga siis käidud on või selle mesindusega käidud on ja kuhu me siis jõuda tahame. kas siia juurde tahab keegi midagi küsida, lisada, öelda? tehke mikrofon lahti, räägime. halloo? küsin siis edasi, kas see on teie jaoks uus teema või üllatav teema? kas te tunnete uhkust, et mesindus sinna saab? see ei ole muuseum ja see mesindus ei ole museaal, vaid ta on just elav vaimne kultuuripärand. ta on jätkusuutlik, ta läheb edasi praeguste kõikide märkide järgi küll. no muidugi uhke, miks see peaks olema? Ma esinesin selle ettekandega ka Mesinike Liidu teabepäeval siin Olustveres ja tagasiside oli tõesti väga hea ja asjalik ja tuntigi uhkust, et mesindus ka siia saab, et oi, et sellega lähme lõpuks UNESCO-sse. no ei ole päris mulgipuder see mesinduse pidamine, või mesilaste pidamine, aga igal juhul on tore, et on kogukond, et mesilaste pidamine on alles ja kui me sinna kultuuripärandisse, pärandi nimistusse ka saame, siis on väga kena. siin on veel, ennem kui me nüüd lähme siia mesinduse juurde tagasi, siin on veel piimamannert tuli puki juurde lükata spetsiaalse käruga ja jah, neid piima, siit võiks täiesti tulla mingi niisuguse kultuuri, teistpidi siis pärandkultuuri uurimus, et millega neid piimanõusid sinna puki peal viidi.
ja kärud, mis iganes ratastega asjad olid ja kui suur see piimamannerg oli ja see on niisugune, noh, päris pikka aega see kultuur toimis ja see kodumajapidamiste lugu. aga meie läheme siit nüüd edasi mesindusega. et sellesse loosse aitas mul kasvada kahepäevane Zoomi koolitus. See oli tõesti hommikust õhtuni ja Epp Tamm siis väga toredasti meiega tegeles ja viis seda läbi ja tegime ka praktilisi tegevusi. Ja seal siis koos, meid oli selleks 15 tükki äkki, mõtlesime ka siis, igaüks andis siis seal ülevaadet, kui kaugele sa oma mõttekäiguga ja teoga oled jõudnud ja aitasid ka siis noh, pealkirja või seda teema nime siis, et kuidas noh, ka sellesse samasse mesindusse, et kuidas see siis seal kultuuripärandis võiks ikkagi kajastuda. ja kõigepealt tuli teha ideekavand, etteantud vorm, kõik küsimused ja ka seda ideekavandit me ennem õppisime või niisugune praktiline tegevus oli sellel koolitusel ja seal oli teemaks vihmavee kogumine, mis on ka tegelikult noh, võime lugeda ka meie selliseks elavaks vaimseks kultuuripärandiks, kui me käime Euroopas, siis nüüd juba on hakatud uuesti vihmavett koguma, seal on peened torud ja katustega vihmavee kogumistünnid. aga vahepeal oli see kõik neil kadunud. meil on see loomulik osa. muidugi paneme tünni räästa alla. ja siis sealt siis tasapisi seda ideekavandit siis koostasin, see oli lühike, mingi 2 A4 lehekülge äkki, kõikidele punktidele vastata ja siis tuli läbi, et tuli välja, et see ideekavand esitatakse siis kultuuripärandi nõukogule. Igaüks esitas oma ideekavandi siis kultuuripärandi nõukogule, siis oli mul juba see nimi olemas, et kodumajapidamistest mesilaste pidamine ja kõik see lugu, millest see koosneb, seal siis täidetud. ja see nõukogu koosnes 18 liikmest, seal on ka Marju Kõivupuu ja Helgi Põllu, kes on selline aktiivsem Hiiumaalt ja igaüks kirjutas siis midagi. igaüks andis hinnangu või hindas siis seda ideekavandit ja minu juhendaja Epp Tamm oli väga uhke ja õnnelik, et kõik kiitsid selle heaks. et väga tore ja väga tore, et see mesilaste pidamine mm, äh, jõuab siis sinna nimistusse ja et on nagu see positsioon ja lähtepunkt on nagu õige. ja siis oligi otsus selle nõukogu otsus, et see mesilaste pidamine kodumajapidamise ideekavand vastab nimistu eesmärkidega. et me niisama ei kirjutanud sinna kirjandit ja see siis andis rohelise tule, et hakata seda nimistusse kandmise lugu kirjutama, uurima ja kirjutama. ja, ja seesama nõukogu siis, kui see kirjalugu valmis on, siis see vaatab veel selle üle ja kinnitab või hindab ja laseb siis kas siis parandusi teha. nüüd seal oli võimalus ka, et kaasata asutus ja kui ma nüüd loen seda lugu, et iga 5 aasta tagant saab siis kogukonna esindaja, see ei pea üldse olema enam mina või kas see olengi mina 5 aasta pärast on juba vanust ka. et see, et siis need mesindusseltsidest ja võib-olla ka siis siit Olustvere koolist, mis asutuse ma sinna ideekavandisse siis panin, et oleks see jätkusuutlikkus. kui
kui mina seda 5 aasta pärast enam ei tee, et kindlasti on huvitundjaid, kes seda tööd jätkaks. ja see ei ole üksinda minu töö, vaid see on kõikide teie kaasabil. ja siis vaatame, et mis see sissekanne siis endast kujutab. Et mis siis mesinduse kohta tuleb kirjutada. me saame ja võime sealt lugeda kõiki neid teisi lugusid, aga kui me nüüd vaatame seda alajaotust ja seda, et sul on ette antud maht, sa ei tohi seda ületada, et siis kõigepealt kirjeldus ja analüüs ja see analüüs tuleb nüüd sellest, et me koostasime Epp Tammega koos küsimustiku ja selle küsimustiku vastuste põhjal tuleb siis teha analüüs. praeguseks on, kohe me jõuame ka sinna, kus on küsimustiku link. praeguseks on küsimustikule vastanud täna hommikuse seisuga 79 inimest. kindlasti, kuna see on üle-eestiline, siis kindlasti te kõik saate sinna anda oma panuse. Et oleme seda ka reklaaminud paberkandjal Marianne Facebookis, Mesinike Liidu kodulehel on link üleval, et kindlasti ootan siis teie panust sellesse. ja ajalooline taust, see on siis 3000 tähemärki ja uurides siis natukene Mesiniku ajakirja jaoks, tehes sellest artikli ja uurides seda ajalugu, siis pean ütlema, et seda mesinduse ajalugu on meil täiesti palju olemas kirjasõnana. Siinjuures sügav kummardus Antu Rohtlale, kes on ajalugu kirja pannud erinevatest algallikatest, siis Mesinike Liidu juhatuse esimees, praegune Helen Michels, tema tõi mulle päris raamatuid välja antud, teine trükk oli 1924, Karl Mäekala. mesinduse ajakirju, siis üks raamat on mul ootel või saada Mati Urbanikult. Mati, kas sa kuulad mind? Et aga seda ajalugu siis, noh, et see on nagu taustakultuur ja meil on välja antud ka nõukogudeaegne raamat mesindusprogrammi rahadega, kus siis tolle ajajärgu mesilaste pidajad siis on kirja pandud ja intervjuud nendega. Siis selle loo jätkusuutlikkus. et kas see kandub edasi või jääb see tänasesse päeva? Võimalikud ohud, need tuleb seal välja tuua ja need on ka küsimustikus olemas. Nähtuste, oskuste, teadmiste toetamiseks astutud sammud, et see on siis see, mida siis ka see kogukond meil teeb ja et see asi püsib. Siis kindlasti fotod, videod, helilõigud, pikemad tekstid veel eraldi failidena, olulised trükised ja internetileheküljed saab sinna kirja. see on ka selleks hea tegelikult, et kui kellelgi on vaja selle mesinduse kohta miskit, siis mm, miskit koostada või miski huvi, siis sealt on järjest võtta siis ka kõik trükised, kui me selle tööga valmis saame. Mm, Siis sellest me juba rääkisime, et valdkond siis loodusressursside majandamine, asukoht üle-eestiline, võtsin selle riski, toetudes teile. Ka maakond või vald või küla võiks olla. ja see kirjeldus, mis seal on, see peab olema tänases kontekstis, kuidas täna me mesilasi peame, ajaloo osa on ka, aga tänases kontekstis, kuidas see meieni on jõudnud ja kuidas me sellega toimetame. Milles seisneb see teadmine, oskus ja komme tänapäeval, kuidas see mesilaste pidamine tänapäeva muutuste ja põllumajandustegevusega koos tulnud muutustesse, kuidas ta sinna sisse kõlksub ja väga hästi on kõlksunud.
on kaasa mindud korpustarudega, kus on lihtsam. On jätkatud lamatarudega, kus saab mesilastega rohkem rääkida ja tehnoloogia on natukene muutunud. Vurri me ei aja enam käsitsi ringi, kui on rohkem kui 5 pere. aga ka see vurri ringi ajamine käsitsi on noh, on selline mõnus tegevus ja aegade hõng käib selle vurripurinaga kaasa. aga, aga on siis võimalus seda tehnoloogiat täiendada mesindusalal või siis jäetud vanade tehnoloogiliste võtete juurde ja see kõik see toimib tänapäeval. Siis millised uskumused, rituaalid, reeglid, seda siis ka natukene. muideks Eesti Rahva Muuseumis pidi olema üks sülemik või see, millega sülemit meelitatakse või püütakse ja seal juures pidi olema kiri, et poisike või poisslaps jõuab siis meheikka või naisevõtuikka, kui ta on vähemalt ühe sülemi kinni püüdnud. Ühe sülemi siis alla võtnud tegelikult, eks ole. Et eile oli meil siin just loeng sülemlemisest ja sülemitest ja sülemi allavõtmisest. aga see on siis üks selline usund või uskumus, et ja siit ka see, et see mesilaste pidamine ei olegi nii lihtne. ometi sellega kenasti tegeldakse. Ja siis analüüs, milline koht on sellel inimeste igapäevaelus. Ja see tuleb siis ka välja sellest küsitlusest. Miks on see komme tavainimeste jaoks tähtis? Ma olen selle analüüsi, need 2 punkti, mis siin on kuulnud, päris palju vastuseid suuliselt meie koolituse alguses ja ka koolituse käigus. Ja nüüd Zoomis on meie koolitustel osalenud päris palju inimesi ja ka Olustvere õppesse õppima tulnud, et miks see on inimeste jaoks tähtis, sealt on välja tulnud, noh, üks on see, et põlvest põlve tehtud, teine on see roheline mõttelaad. Ja kui me siin nüüd mõtleme mesinduse tähtsust, siis see roheline mõttelaad või selle väljendusviis on jõudnud siis meil linna katustele, nende asutuste katustele, kelle jaoks see roheline mõtlemine on tähtis ja minu selline natukene kultuslause, et Eestis on korjemaa olemas igal pool, et pane see mesilaspere maha või Viru tänavale, keset Viru tänavat, siis kui ütleme, üks 15 aastat tagasi see lause võib-olla pani natuke imestama, siis tänasel päeval, see taru ongi seal Viru tänaval juba, Viru ringi peal ja, ja, ja elab seal väga kenasti, et selle mesilaste pidamisega on kaasa mindud ka ütleme siis keskkonna ja arusaamade muutustega. läbi mesilaste on seda kajastatud. Siis selle loo siis ajalooline taust, sellest me juba natukene rääkisime, et meil on olemas kirjasõnas ja selle ajaloolise tausta ma sinna kokku panen, aga kes meile seda kirjasõna tõid, kõigepealt õpetasid meid kirikuõpetajad lugema-kirjutama ja pärast siis hakkasid andma oskusi ja teadmisi ja selle mesilaste pidamise kohta õpetusraamatuid on ikkagi päris 1800 ja, ja paljuski, kui neid vanu raamatuid lugeda, siis tekib küsimus, et kuidas siis nii palju teati? Kuidas küll siis nii palju teati? Ja siin laupäeval, mesinike teabepäeval
siin oli härra Margus Mengelil kaasas väga tore väike raamat Mesi toiduks ja arstirohuks ja selle aastaarv on 1806. Ta on vanade tähtedega, et me saime sellest teha kenasti koopia siiski 1800, mitte 806, vaid 96, vabandust, 1896 mesi toiduks ja arstirohuks. Et selliseid mesinduse liinis ülestähendusi on meil päris palju, need on säilinud ja need on kättesaadavad. Ja need katsun siis nii palju, kui on minul olemas ja mind nendega aidatud, kindlasti mm, sinna ajaloo tausta juurde üles lugeda ja siis saab nendega ka siis mingit pisit tutvuda. Ja siit ka üleskutse, et kui kellelgi on veel kodus niisugust mesindusalast teabematerjali vanast ajast, mm, siis kui olete nõus jagama, suured tänud. Nüüd seotud isikud. Ähm, ma ei ole, ma sinna ideekavandisse ei kirjutanud isikuid. Et meil on neid isikuid, Mäekala ja Reinike, ja need on meil kirja pandud nõukogudeaegsetes mesindusraamatutes. Neid on meil olnud nõukogude aja lõpul, 60-ndad, 70-ndad mesinduskorüfeed. Et keda nendest võtta ja keda nendest jätta on, on päris keeruline lugu ja siinjuures ma kindlasti pean nõu veel Rahvakultuuri Keskusega, et kas ja kuidas teha valikut. Või kajastub see lihtsalt ajaloo nimistus. Nüüd asutustega korraks juba ka natuke rääkisime, et Olustvere kool oli nõus, et ma teda siis asutusena selles loos kajastan ja, ja Olustveres on siis mesindust õpetatud 1975 lõpetas esimene lend. Et minu põlvkonna jaoks pole see üldse ammu, aga tegelikult on see 50 aastat tagasi, et selline järjepidevus ja jätkusuutlikkus ja põllumajandushariduse lugu on Olustveres olemas ja kuigi on meil suund, noh, kooli suund on nagu suurtootjad praegu, siis on kooli suund osalise tööajaga mesinikud, et aga kasvatud on sellesse ikka sellest väiksemast kodumajapidamisest. Siis jätkusuutlikkus, kuidas kandub see edasi, et kindlasti on see tähtis, et uuritaks ja et see kajastuks, kas see mesindus on Eesti rahva tegevuses ka näiteks 2084 aasta. See on siis 60 aasta pärast. See ei ole üldse kauge aeg, kui praegu minu vanuses siis lapse lapselapsed ja teie noorte inimeste lapsed, kes on aastal 2025, praegu on 3, 4, 5-aastased, siis aastal 2084 on nad 80, äkki on palju, ütleme siis 2074 on nad 70-aastased tegusad inimesed ja kas nemad on saanud kaasa selle selle pärandi või selle vaimse pärandi, et see mesilaste lugu on kena. Aga me näeme, et siin Facebookis Agnese ja ka teiste lugu, et kuidas lapsed on sellest huvitatud ja kindlasti mitte kõik, aga sealt tulevad ka siis selle kultuuripärandi
kultuuripärandi kandjad ja see on siis põlvest põlve edasiandmine. Kuidas antakse seda teadlikult edasi, kes on sellest huvitatud, kellel on selle järel vajadus ja miks, et see tuleb siis, see on siis see, mis tagaks selle jätkusuutlikkuse. kuigi meil väikseid kodaraid on meil ka, eks ole, et mesi on, pole üldse kasulik ja mesi on mis iganes magusaine, mida ei tohigi süüa ja teisest küljest küll ei ole õnneks kallale mindud ja teatakse täiesti vajadust, et on tolmeldamine. Et kui meil mesindussaadused ähm, on nagu kaalutav ja hoomatav silmaga, siis tolmeldamine on kümneid kordi suurema tähtsusega, aga mida otse ei saa mõõta ega, ega siis kaaluda. ja, ja see on siis ka see tolmeldamise lugu on kindlasti see, mis aitab nende mesilastega seda jätkusuutlikkust tagada. on väikeseid piirkondi, kes on rääkinud, et vanad mesinikud on ära surnud ja mul aias ei ole enam, meil endagi mesilasi. paarikad õitsevad, õunapuud õitsevad, mesilast ei ole. Et mis mõttes? ja, ja muidugi on selles ka, peab seal siis kirjutama, analüüsima seda, et mis on ohud siis, mis mõjutab seda teadmiste edasiandmist, kadumist ja kuidas. ja praegu on meil sellega hästi, et Olustveres siis selle tasemeõppe looga kantakse edasi siis teadmisi, oskusi, aga päris kenasti populaarsed on ka kursused, mida siis korraldab siin Marianne. alustame algusest ja Mesinike Liit teeb kursuse. Ja lisaks sellele üksikud teemade õppepäevad, et saame seda mesindust hoida pildil. loomulikult on jutumärkides koolitaja ka Facebook, aga see Facebook tähendab ikkagi seda, et kuigi need vastused seal on nii ja naa, aga see tähendab seda, et inimesed on sellest teemast huvitatud, nad mõtlevad ja räägivad kaasa ja see kõik on päris hea. suheldakse omavahel. ja, ja siin on siis nüüd slaid, millega ma tutvustan seda küsimustikku. aga siin on ka slaid siis, millega kõik, kes on mu koolitusel käinud, isegi vana slaidi number on selle slaidiga tuttav. siin on ka üks selline minu kultuslause, et üks põhjus, miks mesilaste juurde tullakse, tegelikult see väikene buum on möödas, et mesindus on väga tulus. 100 pere kohe, sest et ma polnud mesilast ennem näinud, 100 pere, iga pere korjab 100 kilo, 10 eurssi kilo, kohe ratsa rikkaks. esimese aastaga kõik need, kes niimoodi tegid, said aru, et see pole see. aga, aga tegelikult on ikka mesindus tõesti nii, et kõik rahaks, sumin ja surnud ka. Mis on mesindusse siis uut tulnud, on see mesilaste energia ja lõhna kasutamine inimese tervist tugevdamiseks, ütleks siis nii, apiteraapia, see on Olustvere apiteraapia, selline alearmas, armsake siin suure koolimaja kõrval. nüüd, kas need, kes on seda pilti varem näinud, siin on väikene uuendus tehtud eelmiseks laupäevaks. aga põhimõtteliselt on siis siin kirjas mesindussaadused kõik. Need aitavad siis mõtiskleda, et miks siis tahetakse mesilasi pidada, see on siis õietolm, tuir, mesilasmürk, siis mesilasema toitepiim, see on juba mingi peenem värk natukene, tolmeldamine loomulikult, mesi, mesi. Taruvaiku teatakse ka. taruvaiguga on see, et vanasti tehti siuksed junnid,
nüüd korjatakse krõbinal väiksed tükid. Ehm, ahah, 80% läheb tagasi, 20% sellest tehakse uljalt küünlaid ja surnud väikene salatikarbitäis 5-6 eurssi ja on nõutud müügiartikkel. ja mis siin pildi peal uut on, kuhu siis ka natukene nagu ka meie ühiskond liigub, et neid vaklu süüa, praadida, röstida, kuivatada, mis iganes. ja siin sellel laupäevasel Olutpere teabepäeval oli siis ka üks õpituba, kus siis neid lesevaklu, neid siis töödeldi ja pärast olid nad toodud ka siis kenasti sinna kõigile proovida, mis välja tuli. et loomulikult on see seal suur valkainete kuhimik ja on moodne trend ja mesindus suudab ka selle trendi tooraine anda. Need on siis, need on siis lesevaglad. et siin oli kenasti leseraam, farreraam, lahti kaanetatud raputusid ja kõik tulid välja ilusti. ka meie toitlustusõpetaja tegi siis seda töötuba, neid vaklu praadis esimest korda, et väga huvitav ja seal oli teadjad, kes on sellega kokku puutunud. nii et selliseid uusi suundi ka mesinduses on, läbi mesinduse on võimalik rakendada. ja siin selle slaidi peal on siis see link, kus see küsimustik avaneb. aga see on üles ehitatud nüüd niimoodi, et nii nagu ma olen siin oma vestluses teiega puudutanud, et me oleme jaganud need, kes mesilasi peavad, selle järgi, kuidas mesindusse on tuldud ja, ja noh, päris levinud ja on siis see, et mitmendat põlve mesinik. et varem on peetud mesilasi, on sellega kokku puututud, teadmisi saadud, kasvatud koos sellega, kas siis vanaisa juures või siis oma kodus isa, ema juures. Mis on selline loomulik, siis on puhtalt lehelt alustajad. Ja neid ei ole üldsegi mitte vähe. lihtsalt lampi tuleb pähe, et ma hakkan mesilasi pidama. et see natukene küll seostub sellega, et on soetatud maamaja. ja mida ma siis seal ikka pean, et lammastele tuleb heina teha või osta ja lehmi tuleb lüpsta ja mis iganes, aga vot mesilased on nagu toredad, et talvel ei pea midagi tegema ja suvel nagunii suvitan, siis teen. päris nii see muidugi ei lähe, aga põhimõtteliselt puhtalt lehelt alustajaid või siis sõber soovitas, et miks sul veel mesilasi pole. ja võetakse ja ollakse rahul. siis on veel üks rühm, kes meil mesilastega tegeleb, on kohustusest ajendatud. et mesilaste pidamisega, noh, planeerimata kohustus sellepärast, et kõbus vanaisa või naabrimees lahkus meie hulgast. ja need mesilaspered, kenasti toimivad mesilaspered, noh, mesilaspered elavad edasi ju. ja, ja siis kas siis lapselapsel või naabrimehel, noh, on kohustus oma peas võetud või süümekad, et neid ei saa ju niimoodi jätta, et tuleb nendega tegelema hakata. ja neid ei ole ka meie hulgas üldsegi vähe, kes on siis, kes on sellest kohustusest ajendatud nagu ja nad on, olles sellega siis mitmed ajad kokku puutunud, nad on rahul, et nad selle kohustuse omale võtsid. ja need on nagu need ka, mis on siis välja tulnud nende, milline suuline taust on minul olemas. aga siis me panime küsimustikku ka siis selle, et võib-olla on veel mingeid huvitavaid lähenemisi mesindusele, et miks on hakatud mesilasi pidama. ja siis, kui siia kolme alla no, tunnete, et ei kuulu, et siis saab nagu valida selle.
ja, ja väikeste nüanssidega on need küsimused siis, need on, sinna peab kirjutama nime ja mesilasperede arvu, aga see ei ole absoluutselt seotud PRIA-ga. Mitte ühte niiti pidigi ei ole see seotud PRIA-ga. Et kas nad on teil PRIA-s kirjas või ei ole, et kultuuripärandi kandjad olete te ikka. Nüüd, kui nad PRIA-s kirjas ei ole, siis te ei ole lihtsalt seaduse kohustuslik kodanik. aga see kultuurilugu, et te nendega tegelete ja siia juurde ka veel, et loodust tühja kohta ei salli, et kui väikemesinikel seda toetust, tarutoetust tänavast enam ei maksta, siis näete, loodus leidis kohe tühja koha. Kuidas need väikemesinikud oma tegu ja lugu saavad jäädvustada Eesti kultuuripärandisse? See PRIA toetus tuleb ja läheb 20 eurssi pere kohta. Et aga see on koht, kus see lugu jääb ja olete selle kandjad. Nii, sisuliselt ülevaade antud, teiega koos siis või püütud teiega koos kasvada siis uuesti sellesse, mis asi on elav vaimne kultuuripärand ja mismoodi see puudutab mesindust. Et mõnusale koostööle lootes aitäh kõigile, kes on siis siit-sealt seda küsitluse kokku puutunud ja juba vastanud, kes veel ei ole, tehke seda, leidke see link, kas selle ettekande pealt või siis Facebookis, Marianne on selle Facebooki pannud ja paneb kindlasti ka oma Alustame algusest kodulehele. Nüüd, kes siis kellel on siis mõttes, et võiks hakata mesilasi pidama ja kellele selline lähenemine, keda selline lähenemine kõnetab, et siis miks mitte, et natukene õppida ja võtta omale mesilased ja sügisel siis algame siin Mariannega taas mesinike koolitamisega, kas siis algajatele, kindlasti algajatele ja siis ütleme nendele Facebooki haridusega mesilaste pidajatele ja et sellise süsteemne teadmiste lugu kogu mesilaste pidamisest. Ja selles suhtes on see mõnus, et kõik meie teoorialoengud on Zoomis. Kenasti saate siis lektori panna köögilauale koos arvutiga ja väikseid koduseid toimetusi teha ja siis koolitusel osaleda ja käiakse siis vaatluspraktikal kõikides sellises ajajärgus, kus on oluliselt tööd mesilas. Ja novembris me oleme sellega alustanud. Need kursused on tasulised. Need kursused on tasulised ja ma olen ikka seal lohutanud, et kui see mõte on ikka niimoodi peas olnud ja hakkaks neid mesilasi pidama või hakkasin kohe pidama ja pärast siis hakkasin mõtlema, et mis nendega teha tuleb. Et siis igal juhul tuleb odavam, kui kuulata ära kursus ja maksta kursuse eest raha ja jõuda siis teadmusele, et seda asja on ikka rohkem, kui ma arvasin. kui muretseda kogu lugu, inventar, mesilaspered ja siis mesilaspered ei elanud üle talve. Et niisugune on lugu. Et minu poolt siis kõik, aga nüüd ma loen natuke siin chati koos teiega ja tehke mikrofon lahti, küsige, täiendage, kes on kokku puutunud siin mesinike hulgas, praeguse aja Olustare lõpetanute hulgas Triin Toom oli see, kes on tegev selle suitsusaunaga ja ja ütles, et kui on abi vaja, et kindlasti aitan, et selle, ühesõnaga kultuuripärandi kirjapanemise ja uurimisega, et ja kui kas teie hulgas on kedagi, kes on kokku puutunud sellega?
rääkige minuga. ühesõnaga, see kogu see lugu ja tegu on minu jaoks vabatahtlik töö. Mm, vabatahtlik töö, nii et mm, mul tuli see lihtsalt sellest meelde, et siin on sekkumine, aga sekkumine tõesti toetab kultuuri, mesinduskultuuri elus hoidmist ja siis koolitusi ka eh, natukene ja osaliselt rahastab, aga ka teist viisi pidi, alates siis ravimite ja testide jagamisel ja nii edasi. Siis vaatame, siin on piimamannergu jutt. Mesinike mõttemaailmast ja pärandist saab ka lugeda just ilmunud raamatust. Ja aitäh selle lingi eest, kes, ma kopin selle, et see kaduma ei lähe. Siis kellel on veel selliseid, kellel on veel selliseid huvitavaid artikleid või siis need on kõik oodatud, minu meiliaadress on seal olemas. Siis olen algaja mesinik. See küsimus on siin nüüd küll puht mesindus, väga sisuline. olen algaja mesinik, oleks soov küsida, kas on võimalik perele juurde liita teist tõugu ema, kui pole kuskilt saada õiget tõugu. vastus on jah, on küll. aga me siin päris niimoodi mesindusteemalisi küsimusi ei hakkaks vastama. Räägime sellel kultuuriteemal. Kas see teema oli teile üllatav ja võõras? Mina õppisin 3 päeva seda pähe. 3 päeva mõtlesin pealkirja. Ülejäänud 3 kuud elasin sellesse sisse, see lugu sai alguse veebruaris. Rääkige minuga. Me siis mingi, ütleme, 50 minuti pärast lõpetame. kas see, kas see lugu ja see sisu ja see loeng kõnetas teid? see ei olnud nagu üllatav, pigem ütleks, et minu meelest nagu asjade loogiline käik, et mesindus sinna pärandkultuuri nimekirja lõpuks jõuab, sest tundub nagu õige et see osa ei ole üllatav, aga see on väga tore, et sa selle suure töö ette võtsid ja et just sina sellega tegelema hakkad. Et aitäh, Agnes, et ega ma võtsin ta ikka umbes lampi ette. aga ma tundsin ka natukene kohustust nende või tundsin pärast rõõmu sellest, et just nimelt seda koduses majapidamises väikemesinikud saavad siin ka pildile ja et kuna ma olen teinud mesiniku kutsestandardi meeskonnas riiklikud õppekavad, kooliõppekavad, kõik need olen teinud, et need on sellised tootja suunaga. aga siin on siis nüüd ikkagi põhifookuses see kodumajapidamistes. 10 kana, 7 lammast, 1 lehm, Vaskas pealekauba ja mesilasperel. see nojah, on niisugune, see on niisugune minu ja võib-olla siin ka noorema põlvkonna vanemate, vanavanemate kodu ja kodumajapidamine. ma arvan, et see tuleb igal juhul kasuks, sest Eesti Mesinike Liidu seal uues juhatuses on ju ka inimesed, kelle sõnum on Eesti kui meemaa ja meil on just sellised väikemesilad. nii et kui me saame selle kultuuripärandi teema ka kirja, siis see ainult toetab seda sõnumit ja suunda meil just väikemesilate jaoks. jah, ja eks see niimoodi nüüd ikka vast läheb juba, see kena rööbas on juba olemas, et kutselised on EKMÜ ja EML on tõesti, fookus on nendel, kes on väikepidajad
nad on juba õnneks kahekesi ühe katuse all ja, ja saavad teha koostööd ja siis Mesinike Liit ka, et mitte nii väga see kogu sektori juhtimine, vaid just nimelt väikemesinike ja kogu sektori juhtimine on siis nende erinevate ühenduste koostöö, mis praegu näitab ühiseid samme selle mesinduskogu all. kui kunagi mis iganes aja pärast näiteks, et Eesti on nii väike ja kui palju siin mesinikke on, et miks on siin mitmed mesinike, ütleme, niisugused üleriigilised lood. see, et on kohalik mesinike selts maakondade järgi või siis ilmakaarte järgi Lõuna-Eesti, et, ähm, et see küll, aga et kogu sektorit ja kui nad kunagi ühte kasvavad siis kindlasti peaks olema sellel uus nimi. Ei liit, ei mitte Eesti Mesinike Liit ega ka mitte Kutseliste Mesinike Ühing, vaid see peaks olema siis, eh, see peaks olema täiesti uus nimi. siis on kaasatud kõikide huvid. aga see on juba mesinduspoliitika ja kultuur ja kombestik ja rahva tegemine küll natukene sõltub sellest poliitikast, aga on ka õnneks seda, et ei lasta ennast sellest poliitikast segada, vaid mesilasi kodumajapidamises peetakse ikkagi. nii, kas mulle on veel midagi kirjutatud? aeglane mesindus. ma pean aeglane mesindus. ma pole sihukest mõistet kuulnudki. Raivo Kalle kirjutab sellest. ma teen sellest ka siia kopi. aga kui teil on nüüd, kui teil tekib, et seedite seda nüüd natukene ja kui teil tekib mm, mõtteid ja kaastööimu ja nii edasi, siis minu meiliaadress ja kui ilmad juba koledamaks lähevad, nad ei ole küll ilusaks veel läinudki, et siis ka telefon, et kõik mõtted on teretulnud. ma tahtsin küsida, et missugusest kirjandusest te huvitatud olete, et mul on ka 1902 välja antud raamatut Mõistlik mesinik ja nii edasi. Sobivad. nii et me saame ka, ühesõnaga, ma selle ankeedi või küsimustiku vastamisel me panime ühe tähtaja juunikuu viimane päev. et siis see läheb, suvi läheb kiireks ja siis sügisel võib-olla avame uuesti küsitluse ja tegelikult selle looga nüüd päris sisuliselt hakkan ma tegelema põhimõtteliselt sügisel. mul on mesilaspered ja tänavu aasta praegu aeg ilus, mesilaspered mett täis. et, et kuid, kuidas ma siis ütlen, et neid seda ajaloo käsitlust ja neid raamatuid kindlasti nende, nende loetelu, sest need on elavad, need on alles, inimesed on neid hoidnud alles. aga kuidas seda nüüd seal kajastada, kas ainult pealkiri, aastaarv ja et ta on füüsiliselt olemas, ta on elav või siis ka see, nagu me nägime sealt, see tähemärkide lugu piirab seda tegevust, küll on võimalik neid kõrvalartikleid. et ma pean tunnistama, et ma ei oskagi teile otseselt vastata. mul on siin väike kotitäis väike kotitäis vanu raamatuid, seda ilmselt mitte, mida teie mulle praegu nimetasite. et kuidas ma neid kajastan või kuidas need jäädvustuks, ma pean Epp Tammega nõu pidama.
ma olen ka suht roheline selles vallas. aga Epp Tamm oskab kindlasti vastata, et kuidas seda lugu, kuidas seda lugu nagu kajastada. et ja niisugune konarlik vastus mul ongi teile, aga, aga raamatu aastaarv on aukartust äratav ja on aukartust äratav ka see, et seda on alles hoitud. Et jah, ma oma muuseumi jaoks neid kunagi korjasin, aga ma ei ole võimeline neid eksponeerima, et ei ole lihtsalt ruumi ega võimalusi, et tahab Kes minuga räägib? Mati. Mati. tere, Mati. et mm, aga mis sul nende tulevik on siis? Ei noh, ma hoiutan Uusi ja veel on? vahepeal mõnda asja vaatad ja siis kui pead mingit programmi teed nagu mesindusajaloost, siis on ikkagi tõmbad paralleele, et näed, mis aastal mingi oskus siia mesindusse tuli, aga praktiliselt möödunud sajandi vahetusel oli need kõik oskused olemas, emasid kasvatada, kunstkärjed või kärjepõhjad, meevurid, kõik mesilase käik, kõik oli juba enam-vähem olemas, et nagu väga palju uusi asju ei olegi nagu vahepeal juurde tulnud. jah, isegi haigustekitajad olid olemas, kuigi elektronmikroskoop leiutati peale seda ja, ja viiruste lugu oli ka eelmise sajandi, elektronmikroskoop eelmise sajandi keskel, mis võimaldas viirusi paremini uurida. et aga haudamädaniku tekitatud bakterid, seened, kõik on seal kirjas juba. jah, ma ka imestan, et kuidas nad teavad peale selle mesilase isendi bioloogia. aga see on küll 52. aasta raamat. noh, ütleme seal sajandivahetusel, siis oli juttu mädapoja haigusest, no ta on Ameerika haudmädanik. Et jah, eks need asjad olid olemas, mingi nimi neile anti ja ega ne väga mööda ei pandud ka, et jah, just nimelt, arvestades praeguseid võimalusi seda kõike uurida. et ma pean Epp Tammega rääkima, et kuidas sellesse ajalukku need, mis on, et see on kultuuripärand, mis on inimestel käes ja olemas ja noh, müts maha, kes on seda hoidnud ja kellel on see alles. et kuidas see nagu kajastuks seal töös? vot ma toon ühe hea näite, et 96. aastal mingi Kaitseliidu õppuste ajal luureülesande ajal roomasin läbi ühe mahajäetud talu hoovist ja vaatasin mingid imelikud tarud, jätsin koha meelde ja järgmine nädal läksin sinna vaatama ja oli suur lõke tehtud ja tassiti neid samuseid tarusid lõkkesse, aga no tarud olid sellised, et noh, üks taru, 2 peret läks sisse, raamid käisid külje pealt ja mesilased tassisid läbi laes oleva augu mee magasini ja neid kasutati kuni, ja valetasin, 97. oli too, kuni 96. aastani, et sellepärast, et soojustuseks pandud ajalehed olid 96. aasta omad. Kujuta ette, et raamid võeti välja külje pealt ja need olid Kernungi tüüpi taru ja raamid olid noh, päris üks-ühele Viljandi taru raamiga ei olnud, aga midagi sinnapoole. Et kus oli ikkagi, noh, ma ei ütleks järjepidevus, vaid lihtsalt harjumuse jõud, ta oli harjunud sihukese tarutüübiga majandama ja tütar ütles, et täitsa võimatu, et nad kinkisid oma isale lamav taru, et oli proovinud, et talle ei sobi ja oli ikkagi oma nende iidamas-saadamas vanade tarudega edasi majandanud ja näiteks küljetoppe oli õlest, küljetoppe, too käis ära ja siis said alles raamide juurde ja nii edasi. Et sihukese eksponaadi sain täitsa juhuslikult ja see on, noh, meil kasutati teda võib-olla jah, 1800 lõpp
1900 millegagi algus. et siia kaks minu mõtet, et nii nagu meil on rahvariided igas maakonnas täiesti erinevad, nii võime öelda ka mesinduse kohta ja siis, kui need tarud tulid, iga paikkond tegi oma taru ja osa on neist siis jõudnud tänapäeva. Aga kui me käisime Mariannega, selle alustame algusega, koolitajate koolitusel Sloveenias, siis sealne mesila maja, kus on pered. ega sa seda kirjeldasid mulle, kuidas sealt raami kätte saada, siis ega neil see värk seal palju parem ei ole. praegu ka au sees, kõik kasutavad. tagaküljest maja ees lendab välja 30 pere ja tagaküljest siis need 30 seal nokitsed. küll on hea see, et sa oledki toas, saad vihmaga ka teha. Need tarud on maja sees, Sloveenia taru. et selles suhtes vahva. aga Mati, meil oli sinuga nagunii, ma siin korra mainisin ka sinu nime, selline eraldi kokkulepe nende vanemate raamatutega, kindlasti ka ma loodan, et sul on sellest arust pildid, et saame selle siis sinna ajaloorubriiki jäädvustada. Ja noh, meie kandis olid ka praktiliselt Eestimaa viimased vanad tarupood, tarupidajad. Nad olid küll suht uue maja omad aastast 1913 ja 1914. Nii et jah, et meie kant on selle ajaloo poole pealt küllaltki põnev. Ma mõtlen Karula rahvusparki. Kusjuures tarude kirjeldustest mina mäletan oma lapsepõlvest, meil olid juba aia ääres sellised tarud, nad võisid olla mingi 10 või 16 raami, natukene püstised ja viilkatus oli peal. aga isa oli mul uuendusmeelne mesindusega, sovhoosi mesindus hakkas kõrval õitsema ja pärast olid meil kohe lamatarud, nii et need olid juba aia ääres viilkatusega, väikesed. Jah, need olid tõenäoliselt Viljandi taruraamiga püstised. ei, ma ei kujuta ette, see minu kodu on Harjumaa Ääsmäe Tallinna all. et nii ta on. nii, kas on veel kellelgi miskit? ma loodan vähemalt, kuigi te ei suhtle, et ei ole, et te olete meeldivalt üllatunud ja et te ei oska kohe midagi öeldagi selle kohta. Nii, aitäh teile ja annan siit sõna Mariannele. nii aitäh, Mari, et tegid seda vestlusringi siin. Aitäh ka kuulajatele, osalejatele, et tõesti on tore, et vähemalt 1/3 tuli kohal registreerujatest. Ja Maria on tõesti väga optimistlikult kõiki asju teeb ja vabatahtlikult meil koolituskeskuses aitab kõiki asju teha, kaasa arvatud õppekavad. Ja kui siin sai välja öeldud, et Maria eelviimasel slaidil, et võta uuesti sa võtsid ära, et meil tuleb see koolitus, et tegelikult just ennem seda Zoomi algust me omavahel rääkisime, et üks prioriteet on meil alati see, et me teeme tõesti alustajatele seda mesilaste pidamise kursust nii-öelda täitsa nullist alustajatele, aga meil on plaanis ka teha tõesti see ka edasijõudnute koolitus, et aga me võtame samm-sammult ja käime ise vahepeal Euroopas õppimas tänu Erasmus pluss akrediteeringule. Meil on nagu Euroopa rahastus olemas, saame oma koolitajaid väärtustada ja seetõttu ka meie koolitajad omakorda annavad ka oma panuse nagu Marje täna täitsa ühiskondlikus töökorras ja eile ka koos Aivoga, et niimoodi me püüame neid Zoomi õhtuid ka tulevikus teha. Ja palume kõikidelt ka sellist nagu mõtte või ideede ja asju, et milliseid Zoomi õhtuid veel teha, et kindlasti me neid jätkame. Aga vahepeal tuleb suvi, naudime seda eestimais suve, loodame, et tuleb rohkem sooja. Ja ma arvan, et me kohtume kindlasti jälle septembrikuu alguses, eks ole, Marje?
et Jah. võtame jälle oma koolitajad kokku ja jagame infot, mida me Euroopast saame. Aga aitäh kõigile osalejatele ja kui midagi on, siis mingi küsimusi, ideid, et võite kirjutada minule ja kui on konkreetsed küsimused mesindusvaldkonnast, siis võite kirjutada loomulikult Marjele, et mina tegutsen mesindussektoris alates aastast 2012, aga ma ei ole veel saanud mesilaste pidajaks. Et võib-olla kunagi saan. aga ma tore. olen öelnud Mariannele, et unista vaikselt edasi, aga niikaua, kui sa korraldad õppereise, kui sa korraldad maaelureise ja kui sa viid läbi siin koolitusi, korraldad koolitusi, et siis Et sa ei siis ei saa saa. hingega nende mesilastega tegeleda aga taru on sul õues olemas. On alles või? Ja taru on täitsa alles, see kingiti mul siin Jüri Kiherkonna mesinike poolt, see on alles, see ei ole isegi kuidas ütelda, ära mädanenud või mis ikka, värv on täitsa alles. Ma ei tea, kas seal keegi elab sees, aga ta on minu, kuidas ütelda, aia aksessuaar. Et jah, et järgmine aasta ma võtan võib-olla tõsiselt plaani ja Marje, ma tulen su kursust kuulama. Eile oli sülemise õhtu, sa pead selle taru valmis panema ja Marianne, siis on õige aeg hakata mesilasi pidama, kui mesilased ise sinna tarru tulevad. Okei, teen selle katuse lahti, las nad maanduvad sinna. Ei, nad tulevad lennuavast, tee lennuava lahti. Okei, selge, aga aitäh kõigile ja mõnusat suve, ilusat suve ja ma arvan, et me kohtume siis sügisel. Aitäh osalemast ja aitäh Marjele.